tere tulemast! Sinu ees on kunagine Saaremaa keskus, vägev Valjala linn. 800 aastat tagasi nimetas Liivimaa kihelkonna preester Henrik seda tugevamaks Saaremaa muude linnade seas. Henrik oli aastal 1227 ise siin ja kirjutas sellest, mida ta ise nägi. Aga kus see linn siis on? Tänapäeval on alles üksnes keskne linnus ja seegi vaid osaliselt. Veel 200 aastat tagasi olevat praeguste vallide kohal kõrgunud 5-meetrised kivimüürid, mis aga hiljem ehituseks ära veeti. Aga kõik see tühi plats siin, kus sa seisad ja alapikki teed, mida mööda linnusele tulid, oli omal ajal täis väikseid puumaju, kehkad telke, kus sööma leida. Parimatel päevadel sagis siin ringi 100 inimesi, enamik neist ei elanud siin kogu aeg. Pigem tuldi Valjala linna igasugusteks rahvakogunemisteks. Saadi kokku, tehti kaupa, peeti nõu, võeti vastu olulisi otsuseid ja muidugi põgeneti siia saart rüüstavate vaenuvägede eest, kui olukord seda parasjagu nõudis. Linna ümbritses enam kui inimese kõrgune kiviaed, mille peal oli puittara. Seegi on praeguseks osaks suuremas osas minema veetud. Kui tähelepanelikult vaatad, siis siin samas stendi ja puhkeplatsi vahel on kunagist valli veel natuke näha. See madal seljandik, just nagu kiviaiad all. Hooned ja vall ümbritsesid keskselt linnust igast küljest. Taras oli vähemalt 3 2,5 väravat. Üks neist ilmselt siin samas lähedal, otse praeguse tee kõrval. Aga hooneid jätkus ka taraga piiratud aiast väljapoole, linnusest veelgi kaugemale. Pole võimatu, et seegi osa linnast oli mingi taraga ümbritsetud, kuid seda pole arheoloogiliselt uuritud. Siia Valjala linna alla saabus 1227. aastal suur sakslastest, liivlastest, lätlastest ja alistatud mandrieestlastest paenuvägi. Kas nad lasti linna sisse? Seda me ei tea, sest Henriku jutustussündmustes on tugevalt propagandistlik ja nii mõndagi jääb ilmselt ütlemata. Saarlased olla rahu palunud ja lubanud ristiusu vastu võtta, kuigi vaid kilomeeter eemal tollal üks kirik igal juhul juba oli. Henriku jutu järgi toimus siin suur rahvaristimine, milleks tuli inimesi kokku kõikjalt üle Saaremaa. Sõlmiti leping ja vaenuvägi pöördus tagasi mandrile. Saarlastest ülikud säilitasid oma võimu, aga Henrik juubeldas paganate alistamise üle. Keskne võimas linnus jäi vallutamata, ehk hindasid ka vaenlased selle äravõtmist liialt ohtlikuks. Seda enam, et osa nende mehi oli juba hukkunud Muhumaa linna vallutamisel. Milline Valjala keskne linnus välja nägi ja kuidas seda aja jooksul ehitati, saad teada, kui ronid trepist üles Valliharjale.